Eesti Vabariik oma 106. sünnipäeva. Eesti riik iseseisvus 24. veebruaril 1918. Teise maailmasõja ajal vallutas Punaarmee kogu Eesti ja algas Nõukogude okupatsioon. Eesti ei olnud enam vabariik. Möödus palju aastaid enne, kui julged ja vaprad inimesed otsustasid meie riigi iseseisvuse taastada. Eesti sai taas iseseisvaks riigiks 20. augustil 1991. Eesti riigipea Andrus hetkel on ametis 6. president. Minu klassikaaslased tutvustavad teile kõige meie presidente. Eesti Vabariigi esimene president oli Konstantin Päts. Konstantin Päts on sündinud aastal 1874 23. veebruaril Rahvaranna vallas. Lõpetas Tartu Ülikooli, kus ta õppis advokaadiks. Konstantin Pätsi abikaasa oli Hilma Päts. Nende lapsed olid Viktor Päts ja Leo Päts. Konstantin Päts oli jurist, ajakirjanik ja aastatel 1918 kuni 1940, kus mõju võimsamaid Eesti Vabariigi poliitikuid oli iseseisva demokraatliku Eesti riigis rajanud. Konstantin Päts oli Eesti president aastatel 1938 kuni 1940. 1940. aastal küüditati ja Nõukogude Liidu poolt Venemaale, kus ta viibis vangistuses kuni surmani. Eesti Vabariigi teine president oli Lennart Georg Meri. Lennart Meri sündis 29. märtsil 1929 Tallinnas. Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal cum laude. Lennart Meri oli 2 korda abielus. Tema teine abikaasa oli Helle Meri. Tal oli 3 last, pojad Mart ja Kristjan Apo ja tütar Tuule. Lennart Meri oli Eesti president aastatel 1992 kuni 2001, 2 järjestikust ametiaega. Lisaks presidendi ametile oli ta ka kirjanik, filmilavastaja ja diplomaat. Ta valdas saksa, inglise, vene, prantsuse ja soome keelt. President Lennart Meri 80. sünnipäevaks anti Tallinna lennujaamale tema nimi. Arnold Rüütel on Eesti 3. president. Arnold Rüütel on sündinud 10. mail 1928. aastal Saaremaal. Ta on praegu 95-aastane. Ta õppis Eesti Põllumajanduse Akadeemias põllumajandusteadust. Ta on abielus Ingrid Rüütliga. Neil on 2 last, Maris ja Anneli. Arnold Rüütlil roll ja panus Eesti taasiseseisvumisel oli väga oluline. Arnold Rüütli ametiaeg presidendina oli 2001 kuni 2006. President Rüütlile on väga oluline loodushoid ja keskkonna säästmine. Ta soovib, et Eesti oleks järeltulevatele põlvedele puhas ning loodussõbralik. Eesti 4. president on Toomas Hendrik Ilves. Toomas Hendrik Ilves on sündinud 26. detsembril 1953 Stockholmis. Ta on pikemat aega elanud ja töötanud 5 riigis. Ta õppis Columbia ja Pennsylvania ülikoolis psühholoogiat. Toomas Hendrik Ilves on olnud 3 korda abielus. Tema viimane abikaasa on lätlanna Eva Ilves. Tal on 3 last, Kadri Helju, Julia Kristiine ja Lukas. Toomas Hendrik Ilvese ametiaeg Eesti presidendina oli aastatel 2006 kuni 2016, 2 järjestikust ametiaega. President Ilvesel on suur huvi arvutite vastu, mis algas juba lapsepõlves. 13-aastaselt õppis ta selgeks programmeerimise ja alates Eesti iseseisvuse taastamisest on ta edendanud riigi IT-arenguid. Ta valdab eesti, inglise, saksa ja hispaania keelt. Kersti Kaljulaid on Eesti 5. president. Kersti Kaljulaid on sündinud 30. detsembril 1969. aastal Tartus. Ta lõpetas Tartu Ülikooli, kus ta õppis geneetikaks ja 2001. aastal lõpetas samas koolis majandusteaduskonna. Kersti Kaljulaid on abielus Rene Maksimovskaga ja neil on 4 last. Kersti Kaljulaid oli president aastatel 2000
uisu ja rattamaratone. ta valdab inglise, prantsuse ja soome keelt. ta on külastanud Koeru keskkooli aastal 2020. Kersti Kaljulaid kohtus Koerus käies kooli õpilaste ja õpetajatega ning pidas Kalju Leppiku mälestuskivi juures kõne. Alar Karis on Eesti 6. president. Alar Karis on sündinud 26. märtsil 1958. aastal Tartus. ta õppis Eesti Põllumajandusakadeemias loomaarstiks. ta on abielus Sirje Karisega. peres on üles kasvanud 3 last. Alar Karis on Eesti president alates 2021. aastast. ta tunneb suurt huvi teaduse vastu, teadlase